Tere vaatama Eesti Instituudi uudiseid. Eesti Instituudil möödub asutamisest tänavu 30 aastat ja tänagi käib siin Eesti Instituudi seinte vahel tihe töö, mis ei peatu hetkekski. Ja olemegi tulnud oma kaamerate ja mikrofonidega uurima, et mis siis lähiajal toimub? Jah, üks hetk palun kohe. Tervist, et siis vaatame kultuur.infost järele, et siin on päris palju, mis teid täpsemalt huvitab, et siin on näitusi, teatrietendusi, igasuguseid loenguid, muusikakontserte. Väga põnev, aga liigume siit nüüd edasi. Oi, mis meil siin on? Trükiseid lausa lademetes. Nojah, viimase statistika andmetel on Eesti Instituut trükkinud koguni 68 miljonit ja 348 000 lehekülge infomaterjale. Mis siis viimasel ajal trükist tulnud on? No äsja tulid trükist meie ajakirjade Estonian Art ja Estonian Literary Magazine sügisnumbrid. Ja järgmised numbrid ilmuvad juba kevadel, nii et tasub nende hankimisega kiirustada. Ja niimoodi on see käinud mõlema ajakirja puhul tegelikult juba üle 20 aasta. Ja kõik siis puha inglise keeles? Need ajakirjad küll jah, aga kõik trükised mitte. Et meil on olemas ka kõmri ja türgikeelseid trükiseid näiteks. Siin on näide türgikeelsest siis. Ja hiljuti ilmus just ka eesti keele trükis vene keeles. Kas neid trükiseid saab välismaal ka lugeda? Jah, loomulikult saab neid ka välismaal lugeda. Kõige lihtsam on teha seda veebiteel, aga Eesti Instituudi trükiseid leiab ka saatkondadest ja messidelt ja kes teab ehk ka turismiinfopunktidest. Aga kui te olete huvitatud siis, ja siia ei saa tulla, siis kirjutage või helistage meile ja me korraldame asja ära hea meelega. Suured tänud! Ja välismaale nüüd suundumegi esmalt kohe üle lahe ja me peaksime olema nüüd telefoniühenduses põhjanaabritega. Moi, Suomi, kas kuulete meid? Aitäh, me kuulame teid hästi. Alanud on Turu raamatumess ja me viibime praegu Eesti messiosakonnas. Sel nädalavahetusel külastab messi mitu Eesti kirjanikku ja ilmuvad uued värsked tõlked. Lisaks tutvustame raamatuid lugevale publikule Eesti luulekaarti ning Nipernaadi 4, mis on Soome esinduse värske tõlkeantoloogia. Ja tagasi stuudiosse. Kiitos, aitäh Soome! Ja nüüd järgmisena peaks meil olema telefoniühendus Ungariga. Hallo, kas kuulete meid? Disaininädal käimas hetkel ja Eesti, Läti ja Leedu Balti riigid on selle fookuses. Ja täna õhtul me avame siin Eesti näitust, mis on Eesti disainikeskuse disaini auhindadele auhindasid võitnud teosed. Me avame näituse tagasi stuudiosse. Ja nüüd spordiuudiseid. Tallinna mägede ja Eesti metsade soode vahel koguvad välismaalased kultuurisamme. Kes siis võidab? Aga loomulikult see, kes on kogunud vähemalt 25 sammu ehk just nii palju tunde Eesti kultuuriradadel. Ja muide, žüriisse kuuluvad ka Integratsiooni Sihtasutuse pädevad töötajad. Ja ilmast. Lähenemas on projektide esitamise kõrgrõhkkond ja sellega seoses on oodata tugevnevad taotlusiile Euroopast, Ameerikast ja ka Austraaliast. Soovitame Eesti seltsidel varuda aega ja uusi ideid projektide kirjutamiseks. Omalt poolt toetame igal võimalusel koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Igal suvel saadame väikestele eestlastele üle ilma õpikuid, raamatuid, filme ja linke veebimaterjalidele. Septembris 2019 lugesime kokku üle 3000 õppija üle maailma. Ka Eesti president aitas eesti keelt õpetada. Eesti Instituut on viinud Eesti miljonite välismaalasteni. Aitäh kõikidele partneritele läbi aegade. Nagu Lennart Meri Eesti Instituudi asutajana ütles, iga algus on kerge.